Tere ilusat hommikut ja alustame siis külmatehnika, andmeside ja turvalisuse kursusega. Mõeldud on ta just külmatehnika valdkonnas töötavatele ja ka õppivatele inimestele, kes tahavad ennast natukene täiendada külmatehnika ja andmeside ja IT-turvalisuse valdkonnas. See kursus on üks osa kolmiksuurest kursusest, mis on Tallinna Tööstushariduskeskuse poolt loodud ja on mõeldud toetamaks tehnoloogia valdkonna töötajaid. Neid kursuseid on kokku 3: tööstuse IT-turvalisus, tööstuslikud infovõrgud ning külmatehnika, andmeside ja IT-turvalisus. Nii et lähme siis vaatame, mis meil sellised toredad teemad osad on. Ja esimene osa on andmeside, mida see endast kujutab ja külma poole pealt ülitähtis on andmete kogumine. Ja miks on andmete kogumine oluline? Kõigepealt süsteemide efektiivsuse poole pealt on väga vajalik see, et täpsed andmed võimaldavad optimeerida külmasüsteemide tööd, säästa energiat ja vähendada kulusid. Teiseks, hooldus- ja tõrkeotsing. Kogutud andmed aitavad tuvastada ja ennetada võimalikke probleeme, võimaldades kiiret ja täpset tõrkeotsingut. Ja regulatiivsed nõudmed. Andmete kogumine ja säilitamine on vajalik regulatiivsete nõuete täitmiseks ning kvaliteedi ohutuse tagamiseks. Näiteks külmasüsteemide toimivuse andmete säilitamine võib olla vajalik vastavuses olemiseks toiduohutuse standarditega. No ja nii edasi. Rõhuandmete analüüs näiteks võib tuvastada lekked ja rõhulangused. Regulaarne temperatuuri kogumine võib aidata näiteks ebatõhusaid töötsükleid kohandada ja reguleerida süsteemi toimimist, et säästa energiat. Ja andmete kogumise meetodid ja tehnoloogiad. Andurid ja mõõteseadmed. Kasutatakse erinevaid andurid nagu temperatuuri, rõhu, niiskuse, vooluandurid, et koguda vajalikku teavet külmasüsteemide toimimise kohta. Siin neid andurid on iseenesest palju, mida kasutada. Temperatuuriandurid, rõhuandurid, niiskusandurid, vooluandurid ja kõik andmelogerid ja nii edasi. Andmekogumisseadmed. Kasutatakse seadmeid nagu andmelogerid ja näiteks programmeeritavad kontrollerid ja SCADAt, et koguda ja hallata andmete süsteemi. Näiteks programmeeritav kontroller kogub ja töötleb erinevatest anduritest pärinevaid andmeid ning juhib külmasüsteemi komponente. Nii et siin nüüd lähevad ka need ühtepidi andmete kogumine, teistpidi juhtimine. Andmeedastus ja olulisus. Reaalajas jälgimine ja kontroll. Andmete kiire ja täpne edastamine võimaldab reaalajas jälgida ja juhtida külmasüsteeme. Näiteks külmasüsteemi temperatuuri andmete reaalajas juhtimine võimaldab operatiivset reageerimist ja süsteemi kohandamist optimaalseks toimimiseks. Kaugjälgmine võimaldab süsteeme jälgida hallata eemalt. Pole ju mõeldav, et igal pool oleks, iga külmaseadme juures oleks oma persoon, või hooldusinsener, kes seda süsteemi jälgib ja monitoorib. Ja see
kaugjälgimine annab võimaluse vähendada ressursse. Ja andmeedastusmeetodeid iseenesest on päris palju. Üks klassikaline variant on see, et kasutada internetiühendust, mis pakub kiiret ja usaldusväärset andmeedastust. Internetikaabli kaudu ühendatud külmasüsteem suudab edastada andmeid suurel kiirusel, tagada reaalajas jälgimist ja juhtimist. Modbus on üks vanemaid ja laialdaselt kasutatav tööstuslikke protokolle, mis võimaldab lihtsalt usaldusväärset andmevahetust. Modbusi protokolli kaudu saavad erinevad seadmed nagu temperatuuriandurid ja kontrollerid omavahel andmeid vahetada. Ja BACnet spetsiaalselt hoone automaatikasüsteemidele mõeldud protokoll, mis võimaldab erinevate hoone automaatika-seadmete omavaheliselt suhelda. BACnet võimaldab külmasüsteemi integreerimist hoone automaatikasüsteemiga ja võimaldab ühtset juhtimist ja jälgimist. Peale selle, need eelmised ühendused olid juhtmega ühendused. Siin on küll lingid välja toodud, aga põhimõtteliselt kogu see materjal, mida tähendab Modbus, mis on BACnet ja mis on Ethernet, on õppematerjal olemas nii Moodles kui vastaval kursuse kodulehel. Nii et kellel on asja vastu huvi ja mitte ainult huvi, soovitan lausa kindlasti teha nende protokollidega tutvust. Ja peale selle on veel olemas sellised toredad juhtmevabad ühendused nii kui Wi-Fi, mis pakub kiiret andmesidet, lihtne paigaldada ja nii edasi. Zigbee on selles mõttes väga tore traadita võrk, et tal on madal energiatarve ja sobib suurepäraselt andurite võrkudesse. Ja LoRaWAN on pikkade vahemaade jaoks mõeldud traadita protokoll, mis sobib jälle suurte alade katmiseks. Ja siin tuleb kindlasti seda arvestada, et jälle need protokollid on eraldi välja toodud nende võrkude juhtmevabade ühenduste, mis nad endast kujutavad, see on ka õppematerjalis olemas. Nii et ja mis asi on üldse sellised tööstuslikud protokollid? No kuidas nüüd kõige paremini ära seletada on see, et kui me mingid kaks seadet omavahel ühendame, seal anduri ja kontrolleri või ütleme külmasüsteemi aju, ükskõik kuidas me seda nimetame, siis on vaja kõigepealt nende kahe punkti vahel ühendus. Üks võimalus on traadiga võrk, teine võimalus on kasutada juhtmevaba ühendust. Aga paraku ainult reaalsest ühendusest on vähe abi ja sel puhul on kindlasti vaja veel lisaks kasutada sellist keelt, et need kaks seadet omavahel teineteisest aru saaksid ja selleks kasutataksegi protokolli. Ja paraku kahjuks ei ole midagi parata, aja jooksul neid protokolle, nagu siin ongi, kas siis Modbus protokoll, BACnet protokoll, Wi-Fi protokollid, Zigbee protokollid ja nii edasi, erinevate võrkude omad, et need peaks nagu ühilduma, et seadmed omavahel suhelda saaksid. Ja andmeedastus tänapäeval on väga kriitilise tähtsusega. Kuna on meil vaja reaalajas jälgida ja kontrollida, samuti on meil vaja ühtepidi jälgida, monitoorida ja teistpidi ka kriitilistel momentidel vahele astuda. Ja juhtmega ühendused nagu Ethernet, Modbus ja BACnet tagavad väga usaldusväärse ja kiire andmeedastuse. Samas kui juhtmevabad ühendused on jälle selles mõttes hästi paindlikud ja mugav on paigaldada.
selge see, et tööstuslikud protokollid tagavad ühildavuse erinevate seadmete ja siis süsteemide vahel ja võimaldavad sujuvat integreerimist ja tööd. Kuigi siin peab arvestama seda, et te peate, kui te kokku puutute selliste erinevate toredate protokollidega ja erinevate võrkudega, nad peavad omavahel kokku sobima. Tihti on see, et nad kokku ei sobi ja seda peab kindlasti jälgima ja siis te ka seda ühendust nende seadmete vahel luua ei saa. Ja IoT on asjade internet, oluline külmatehnikas. IoT 2 funktsiooni on andmete kogumine, võimaldab koguda analüüsi ja analüüsida andmeid suuremahuliste süsteemide kohta, parandades seeläbi süsteemide efektiivsust ja töökindlust. Ennustav hooldus, IoT seadmed võimaldavad ennustada ja ennetada probleeme ennem nende tekkimist, vähendades kõikvõimalikke tööseisakuid ja analoogilisi asju. IoT integreerimismeetodid on olemas erinevad IoT platvormid. Kasutatakse spetsiaalseid platvorme nagu AWS IoT, Azure IoT, ThingWorks, et hallata IoT seadmed. See andurid ja seadmed integreeritakse IoT andurid ja seadmed külmasüsteemidesse, et koguda reaalajas andmeid. Ja kindlasti, kui mõned andmed meil IoT platvormid töötavad, seadmed, mis toetavad neid erinevaid platvorme, on ka ilusti paigas, siis on meil kindlasti vaja andmeid visualiseerida. Ja selleks on olemas ka spetsiaalsed tööriistad nagu Power BI või Tableau loovad visuaalse armatuurlaudu andmete analüüsimiseks ja visualiseerimiseks, et teha, mille järgi meil on hea mugav teha ka visualiseerimise otsuseid. Nii et selles mõttes see IoT on tänapäeval ka väga tähtis. Ja tuletan meelde, et need seadmed peavad toetama siis neid nõndanimetatud IoT platvorm. Ja siin on ka niisugune väike pildikene on siis, mis annab võib-olla natukene parema ülevaate. Et nüüd on nagu täiendavad näited, mille jaoks iseenesest üldse kogu seda andmeedastust vaja on. Ja IoT platvormide kasutamine võimaldab seadmete haldamist ja andmete kogumist, analüüsi ja hoiatussüsteemide loomist. Andurite ja seadmete või sensorite integreerimist. IoT sensorid koguvad reaalajas andmeid temperatuuri, rõhu, niiskuse ja energia tarbimise kohta ja ennustav hooldus. Ennustav hooldus kasutab IoT andureid ja masinaõppe algoritme, et ennustada ja ennetada süsteemi rikkeid, anda teada, et nüüd on mingid parameetrid on muutunud ja nüüd on paras aeg hakata tegema hooldust. Andmeanalüütika ja tööriistad analüüsivad funktsioonid, koguvad andmeid, loovad visuaalseid aruandeid, et teha selle järgi otsuseid. Seda on vaja nii seadmete tootjatel kui ka seadmete hooldusega tegelevatel firmadel. Ja visualiseerimise armatuurlauad või visualiseerimisprogrammid pakuvad head visuaalset ülevaadet külmasüsteemi toimimisest ja võimaldavad kiiret tuvastamist, reageerimist probleemidele. Nii et see on nüüd niisugune külmasüsteemil, milleks me üldse räägime võrkudest, arvutivõrkudest ja kõikidest asjadest. Idee on selles, et see ongi see
andmete kogumine, andmete töötamine. Me võime rääkida mastaapses mõttes big datast ja igast asjadest, aga põhiline on see, milleks meil neid andmeid vaja on ja mis tööriistu selles ka kasutatakse. Ja esimese teema kohta on siis see väikene loengusükkel lõppenud.